Te kõik teate rahakratti või no õigemini tegelikult keegi ei tea rahakratti, sest keegi ei tea väidetavalt, kes rahakratt päriselt on ja tema identiteet on alati olnud siin läbi aastate nii-öelda saladuskatte all peidus. Aga üldiselt, kui sa mõtled selle peale, siis kes see nagu rahakratt on või siis kõrvaltvaatajale, jätab ta üldiselt sellise mulje, et ta on selline young and hip, ma ei tea, noorusliku vaibiga mingi suvaline kutt kuskil Kapa-Kohilast, kes kuidagi on omandanud teadmised, et kuidas saada miljonäriks läbi investeerimise ja täpselt seda sõnumit on ta siis aastatega nüüd siin kõigile tulnud preach ima ja ta üritabki kõigile selgeks teha ja kõiki õpetada läbi enda teekonna näitamise. Rahakratt ise on ütelnud, et ta on lihtsalt blogija, kes hakkas investeerima. Aga kui sa täna vaatad seda suuremat pilti, kes on see karakter rahakratt, siis ta ongi, ma ütleks, influencer, ta on kõneleja, sest ta käib hästi palju koolimajades rääkimas, ta käib igasugustel noortefestivalidel, investeerimisfestivalidel, Instagramis huugab kogu aeg, eks ole, Äripäevas on tast kirjutatud, ta käib podcastides ja nii edasi. Ehk siis rahakratt on otse kui eriti noore inimese jaoks selline, ma ütleks, et finantsgeenius, aga see esimene teatepulk finantsmaailma, kes räägib, mida võiks teha ja kuidas seda teha, sest tema on seda teinud ja tema on saavutanud selle. Ja üks rahakratti suurimaid sõnumeid ongi see, et tema on saanud miljonäriks. 10 aastaga, kui see teekond on kestnud, on temast saanud nii-öelda nuljonärist või mis iganes ta ütleb, nuljokast miljokaks. Kas ma eksin, et kui üldsusele on ta jätnud pigem mulje, et põhjus enda identiteedi varjamiseks on see, et tal on lihtsalt liiga palju raha? Ja vaadake nüüd, kui vastutulelik ta siis tavarahval on, et meile vaestele ka õpetusi jagada. Ja ma saaks sellest kõigest aru, aga see on ju lihtsalt olnud minu jaoks red flag. Ma ei ole kohanud elus ühtegi päriselt rikast inimest, kes viitsiks heast tahtest inimesi harida. Ja kui inimene seda missiooni tundes teeb, siis mis see tegelik põhjus on oma identiteedi varjamiseks? Siis oleks ka teistel aladel olnud. Siis oleks see mujal olnud. Aga see võtab ka natuke seda võrdlust maha. Et kui ma räägiksin kõik, mis mul on ja nii edasi, siis inimesed võib-olla hakkavad võrdlema, et näed, aga ta on ju sealt või tal on see või tal on teine või tal pole seda või teist. Aga kui sa näed lihtsalt, et ma olen nagu mingi keha ja kes nagu paigutab rahasid, siis sinul on muga lihtne suhestuda, Valduril on lihtne, ma ei tea, kõikidel on palju lihtsam. Ma suudan nagu kõnetada palju rohkemaid. Teate, tegelikult öeldakse, et tõde peitub inimese silmades, aga sõbrakene, sul on mask peas, ma isegi ei saa tõtt näha, sellepärast, et ma ei näe su silmi. Aga ühesõnaga, ma sukeldusin sügavale rahakrati maailma ja ma ütlen ausalt, see, kuidas ma ta identiteedi üldse paljastasin, kuidas ma selleni jõudsin, oli võib-olla suuresti läbi juhuse, aga puhtalt läbi Google'i. Teate, kui nüüd keegi küsib, sest väga paljud võib-olla mõtlevad seda, et mis see üldse sinu asi on teise inimese asjadest rääkida või teda paljastada või mida iganes, siis ma ütlen, rahakratt teenib raha lihtsalt teiste inimeste unistuste arvelt. Ka see, kui sa käid koolis rääkimas inimestele mingit investeerimisest ja räägid mingit mula, et sa oled tänu investeeringutele finantsvabaduse saavutanud ja sa oled nüüd miljonär tänu investeerimisele, siis see on nagu täielik häma. Ainus asi, mis sa oled õigesti rääkinud ja ütelnud, on see, et jah, sa pead vähem kulutama, kui sa teenid. Aga seda juttu ei ole mõtet rääkida inimestele, kes elavad peost suhu või palgapäevast palgapäevani ja kellel ei olegi võimalik koomale ennast tõmmata. Sest tegelikult sa teed suure vea sellega, kui sa ütled inimesele, et see on võimalik, vaadake, mina tegin seda, aga sa ei räägi täit tõde. Ehk siis see jutt, et sa võid isegi investeerimist alustada 10 euroga, see on tegelikult jama, kallid sõbrad. Ma ütlen teile ise, see on jama, see maailm ei tööta nii. Sa ei saa ei üle ja öö edukaks ega 10 aasta pärast edukaks, kui kõik, mis sul sinna panustada on 10 eurot või 100 eurot või mis iganes sellist. See ei juhtu suga mitte kunagi. Ja sellepärast ma ütlengi, et rahakrati sissetulek on tulnud lihtsalt teiste inimeste unistustest. Ja ma kavatsen seda ka põhjendada, kavatsen seda kõik siin lahti heksaldada. Aga jah, nagu ma siis ütlesin, ma jõudsin temani läbi Google'i, natuke oli ka õnne ja see, kuidas ma temani jõudsin, oli tegelikult fotode kõrvutamine ja siis ka Instagram, ühe tuntud Eesti laulja Instagram. Sealt ma mõtlesin, leidsin oma selle nii-öelda potentsiaalse isiku, kes ta olla võiks ja hakkasin guugeldama nagu pöörane ja siis koorus lahti kõik see. Ehk siis, kui meil enne oli siin nüüd see kuvand, kes see rahakratt on, siis vaatame nüüd tegelikkust. Ma usun ainult eurodesse, selles numbritesse, aga ma arvan, et mingi siuke tabamine küll või taipamine, et
et vaata, ma olen elus teinud juba, no palju, ma arvan, et ma olin mingi 15 aastat tööd teinud, sest ma alustasin suhteliselt varakult. Ja igal pool ma mõtlesin nii, et no ei ole see, et jälle ei ole see. Okei, tegelikult ma ei saa jätkata ilma, et ma paljastaksin selle nime, kes on Rahakratt. Sellepärast, et siis on meil kõike kergem seda siin vaadata, analüüsida ja jätkata. Ma ütlen selle siis välja, see on minu arvamus, nagu te ise ütlesite, ma usub ainult numbritesse. Mina ka jälitan numbereid, vaatan, mis internet mulle pakkus. Mul kulus tund aega, et see isik kindlaks teha. Ma imestan, et Eestis seda teised ajakirjanikud pole teinud või siis ei ole tahtnud teha. Aga mul läks 1 tund, et saada teada, kes on Rahakratt. Ja Rahakratt on Harold Saar, kes on Mentor Hubi üks asutajatest. Ja kui sa nüüd mõtled selle peale, millega see inimene tegeleb, ehk siis mentorlus on tema teema. Ja keda või mida see teile meenutab? Mina ütlen, minu jaoks esimesena kargab mulle pähe Jaak Roosaare ja nüüd siis ka Harold Saar, kes on samamoodi võtnud enda südameasjaks kõiki meid vaeseid ja õnnetuid koolitada, et ka meil saaks elus hästi minna. Sest see on oluline, et tegelikult meil kõigil läheks hästi, aga kõige parem on, kui sa nüüd võtad siit selle koodi ja kasutad seda, sest siis võidan mina ja võidad ka sina. Ühesõnaga, me jõudsime selleni, et Harold Saar on see inimene ja ma ütlen lihtsalt taustaks ära, enne kui me edasi lähme siit üldse, siis Harold Saare taust ongi turundusest. Ta on müügi- ja turundusjuht, ta oli väga pikalt ühes ettevõttes töötas ja see on nüüd see huvitav koht, mida me hakkame tagasi kerima. Kui ma õigesti mäletan, siis Rahakratti blogi algus, nagu ta väitnud on, 2015, tema teekond algaski augustis või septembris aastal 2015. Täpselt samal ajal, kui tema asus tööle siuksesse ettevõttesse nagu Stigo ja see oli nii-öelda startup ettevõte. Ja täpselt nagu ka Ampler oli ka Stigo siis mingi elektrijalgratta mingi projekt, kuhu kaasati rahasid, aga Harold Saar asus seal tööle müügi- ja turunduse juhi. Ja kui te ka panete nüüd ise selle nime Google'isse, kirjutate juurde Stigo, siis te näete seal artikleid Elu24-st, isegi veel aastal 2021. Ehk siis 2015 september kuni 2021, mis iganes kuu seal olla võis, vaadake ise siit, oli Harold Saar turundusjuht, müügi- ja turundusjuht ja hiljem ka mingi muu amet oli tal veel sinna määratud. Saate ise seda kõike ka netis guugeldada, kui teid huvitab. Ehk siis ta ei olnud tavalise palgaline, ta oli mingi 1000 euro palgavend. Ja seda, ta on ise ka maininud varasemalt natukene oma blogis, kes viitsib kammida neid algseid postitusi, siis ta esimene palk oli äkki 1500 või 1700 euri kuus. Siis järgmine aasta oli see 2500 euri ja siis juba mingi 4 tonni, eks ole. Ehk siis inimese töötasu kasvas metsikult samal ajal kui keskmine palk tol ajal, mis ta 2015, 2016, ta on ise enda blogis ütlenud, et keskmine palk oli selline 800 euri. Ehk siis 1 aastaga ta palk tõusis terve Eesti keskmise palga jagu ja loomulikult on sul võimalik hakata säästma ja kõrvale panema, kui sa teenid head palka. Sa oled kõrgelt tasustatud töötaja, mitte lihtsalt mingi laotööline, mitte lihtsalt keegi, kes higistab hommikust õhtuni. Ja ma saan aru, sa tegid kontoritööd ja see sulle ei meeldinud, siis see oli nii raske, ja sa tahtsid kuradi näpud püsti miljonär olla ja Raivo Eina helikopteriga ringi lennata, aga see kõik alles tuleb hiljem. Sinna läks 10 aastat aega, enne kui ta sai Raivo Eina helikopteriga lendama minna, enne kui ta sai miljonäriks. Aga seni, see periood tema elus, kui ta tegi Rahakratti, oma seda blogi pidas, oma teekonda hakkas salvestama, kus tal oli alguses ainult mõned tuhanded jälgijad, kes siis ajapikku kaasa hakkasid tulema, siis ta töötas Stigos. Ma pöördusin ka ise tema poole kirjalikult, kusjuures ma saatsin täna tema e-mailile kirjad, tema isiklikule e-mailile ja vastused mu küsimustele tulid siis Rahakrati e-maili pealt vastu. Ma panen need küsimused ja vastused siia hiljem, kui kedagi huvitab, aga seal ta ütles näiteks, et tal on üks kõrgharidus, mis on siis õigusteaduskonnast. Ja see oli ka üks asi, kui ma ajasin ta jälgi, et vaadata, kas tegu on õige inimesega ja siis ma jõudsin selleni, et jah, ta ütles, et tal on õigusteaduskonnast ja ometi, kui te vaatate, mis ta oma profiili juurde siin LinkedInis pand on, siis seal on ka EBS märgitud. EBS-is ta vastas mulle küsimusele, et see on tal pooleli jäänud. EBS-i hariduse, teate, kuidas ta sai või? Eesti Päevaleht kunagi loosis välja tasuta haridust
ja Haroldi ema võitis selle ja Haroldi ema ütles, et tema enam kooli ei lähe, aga tema saadab oma poja kooli, kellel juba õigusteaduse kraad on, baka, näete, siin on ka üks paber, ta tõesti on Tartu Ülikoolis, see on bakalaureuse töö mingi väljavõte. Ja siis tema saatis EBS-i õppima oma poja, aga Harold ei ole EBS-i siis lõpetanud, nagu ma aru sain, tema enda kirjast, mis võib-olla mõnes mõttes on okei, sest nüüd ta on ju miljonär. Ühesõnaga, haridus on mehel hea olnud algusest peale, on väga tubli olnud, ta ongi alati vist tõenäoliselt kontoritööd peamiselt teinud. Ta oli ühes ettevõttes väga palju aastaid, väga heal kohal, eks ole, sel ajal ta siis tegi oma blogi ka. Veel, et eraelu kohta, mis ma oskan öelda lihtsalt nii palju, et tema abikaas on Eestis e-residentsusprogrammi juht, ehk siis nad ongi läbinud väga heas ringis, eks ole, otsustajatega, inimesed, kes ongi oma ala spetsialistid, ärimehed, poliitikud, kõvad tõenäoliselt, mida iganes, ehk siis sellise nii-öelda koorekihiga. Aga nüüd, kus meil on ta nimi siis teada, siis vaatame korraga ta ärivõrgustikku, ettevõtteid ja isikuid, kellega ta veel nagu äriliselt ka siis seotud on. Ja üks nimi, mis mulle siis kohe silma torkas, oli Mart Laul. Mart Laul, kes on siis temast kõvasti noorem, on seotud rahakratiga ettevõtted pidi ja eks neil on selline pikem taust, sest Mart Laul töötas samamoodi Stigos aastaid tagasi ja seal nad tõenäoliselt ka tutvusid, aga mulle väga pakkus huvi AML Group OÜ. Sest AML Group, mis kõlab nagu anti-money laundering, eks ole, mis on nagu rahapesu tõkestamise büroo umbes. AML Groupil on hästi palju tehinguid olnud riigiasutustega, mis on väga huvitav, sellepärast, et ma ei ole kunagi Mart Laul nimelist meest näinud või kuulnud kuskil koolides käima rääkimas. Ja registreid kammides, kinnistusraamatuid vaadates asju, siis teine huvitav ettevõte oli Melts Investments OÜ, mille juhataja on Andreas Melts ja ka omanik on Andreas Melts. Ja Andreasele ma ka helistasin, sest ma jõudsin järeldusele, et rahakratt, kui ta käib esinemas ja riigiasutused peavad tal arveid maksma, siis väga palju tema esinemisi, need rahad makstakse Andrease firmasse ja ka Mart Lauli firmasse ja seda on juhtunud läbi aastate. Siin on Andrease enda kommentaar täna hommikust selle asja kohta, miks rahakrati rahad tema kontolt liiguvad. Päris ajakirjanik. Vaatame. Ja tervist, kas Andres Melts kuuleb? Kuule. Mina olen Toomas Legrand, ise hakanud ajakirjanik, teen lugu parasjagu rahakratist ja mul on küsimus, et on sul minut aega mulle anda? Mind huvitavad just need tehingud riigiasutustega, mis sa oled enda ettevõttelt teinud, Melts Investments OÜ. Praegu küll ei ole aega sellest rääkida. Pole aega. Ei soovi, okei. Ühesõnaga, kuidas ma selleni üldse jõudsin, et rahakratt kasutab oma sõprade ettevõtteid või oma tuttavate ettevõtteid arvete väljasaatmiseks, kui ta käib esinemas ja siis ma hakkasin ka vaagima, et mis see põhjus selle taga on, selleni me veel jõuame. Aga kui ma vaatasin rahakratti ehk siis Harold Saare enda ettevõtet, osaühing Hadagan, mis on selle nimi, eks ole, siis seal väga palju neid esinemisi ei olnud. Ma vaatasin, et okei, mingid rahad sealt olidki tulnud riigilt, ja mõtlesin, okei, väga huvitav. Ma hakkasin läbi kammima ka nii Andreas Meltsile kuuluvat ettevõtet kui ka Mart Lauli ettevõtteid ja vaatasin, mis tehinguid nemad riigiga teinud on. Ja siis ma hakkasin guugeldama. Ja mis ma nägin? Ja põhjus, miks ma hakkasin guugeldama, oli see, et ma nägin neid samu summasid. Täpselt samad eurode väärtuses oli tehtud arveid teatud aegade tagant, ja ma hakkasin guugeldama, kas rahakratt oli käinud esinemas neil aegadel, kas Andres Melts oli ise käinud esinemas, sest teadupoolest tema on ka ju mingi muusika moodi vend ja TikTokis kuulus koomik, mis iganes, eks ole. Aga ei, need kattusid rahakratti esinemistega riigiasutustes, eks ole, vahet pole, kas see siis mingi Järvamaa noorte värk või oli see siis Võrus Investfest näiteks, ma toon lihtsalt selle siia näitena välja, ja rahakratt käib esinemas ära ja siis laseb arve saata oma sõbra firmale. Ja ma eeldan nüüd ja oletan, et siis tema omakorda teeb arve oma sõbrale, kes selle raha siis talle edasi kannab.
Mart Laul ise ütles selle peale, et ta lihtsalt aitas rahakratil üritusi kokku leppida. See oli see, mis vastus tuli siis minu küsimuse peale, mis värk nende riigitehingutega seal on. Ja rahakratt ise vastas siis Andreas Meltsi kohta, et see olevat tema pikaajaline agent ja see ongi nagu tavaline värk selles businessis, mis nad teevad umbes. Ja ka Andresel endal on keegi, kes tema eest asju ajab. Ühesõnaga, okei, mida iganes, mina isiklikult ütlen I call bullshit. Lihtsalt on. Ta võib muidugi öelda, et ta tegigi seda selleks, et varjata oma identiteeti või segada jälgi või mis iganes sa võid öelda. Aga me lõpuks jõuame selle kinnisvara businessi juurde, mida nad teevad kambakesti, kolmekesti, Skaala, mis oli Skaala kinnisvara OÜ või Skaala Invest OÜ, mis omakorda omab siis Kodukandi OÜ-d, kus on vist äkki 9 või 10 korterit ja seal nad kolmekesti toimetavad. See ongi see nende ühine nii-öelda kinnisvara portfell. Aga okei, see kinnisvara business, see on okei, see on hea business, mis teha lihtsalt selleks, kui sa nii-öelda investor ja mida iganes. Aga me tuleme tagasi selle juurde pärast, kui me hakkame inimese väärtusest ja tema miljonitest rääkima. Ja ometi, nüüd ma ütlen ka seda, need korterid ja asjad ei teki üleöö ja need ei ole ükski neist tulnud finantseeringute või tähendab investeeringute tagajärjel. Rahakrati raha, miks ma ka näitasin neid ettevõtteid. Rahakrati raha enamus ongi tulnud esinemiste pealt. Selle eest, et ta räägib teile mingit lugu, kuidas investeerida, kuidas säästa, milline on tema story olnud, kuidas tema oli lihtsalt üks kontorirott tonnise palgaga, kes oli sellest väsinud ja tahtis oma elus muutusi. Tema raha tulebki sellest pläkutamisest. Ja see on see põhjus, miks ma üldse rahakratist nüüd räägin, miks ma näitan neid numbreid, ma näitan neid asju, miks ma rääkisin temaga blogist ja nii edasi. Sest kui ta väidab, et ta on läbipaistev ja rahajutud.ee ja Äripäev ja ükskõik, kust ta on käinud investeerimisfestivalil, see lugu on see, et ma olen tavaline inimene, kes on ennast üles töötanud ja vaadake, tänu investeerimisele on mul tulnud see vabadus. Ma olen 4 aastat on saanud, et ma ei pea tööl käima. Mul on 500 000 euri portfell tänu investeerimistele. Siis see ei vasta tõele. Rahakratt on teile valetanud. Rahakratt on kõigile valetanud. Ja see on see koht, kus rahakratt ütleb, oot. Ma ei ole kunagi väitnud, et mul raha tuleb ainult investeerimistest või et investeeringutest on meil suur osa. Aga te võite ise, mingi otsige ta blogi, vaadake ajalehtede artikleid. See on täpselt see kuvand. See on täpselt see, mida ta ka Instagramis promob, ka oma blogis promob, kui ta alati näitab oma neid kokkuvõtteid ja tabeleid, kus ta nii läbipaistev on. Näe, ma olen siin ostnud nii palju asju ja mu aktsiaportfellis on näiteks 30 või 50 000 euro väärtuses kokku aktsiaid. Jah, sul võivad need seal olla. Nii rohelises kui punases, kasumlikkuses või kahjumlikkus, eks ole. See ei oma tähtsust, sest see raha, mille eest sa need aktsiad oled endale ostnud, selle oled sa saanud tänu Instagramile, tänu oma blogile, tänu sellele, et inimesed kasutavad sinu seda koodi, eks ole, et saada mingeid väikseid boonuseid seal, kas või investeerida 10 euroga. Tänu nendele, et sa käid noortele rääkimas investeerimisest ja oma lugu, seda, kuidas sina said edukaks tänu investeerimisele. Aga tegelikult sa oled edukaks saanud, sa oled palju pildis, sa oled täna majanduslikult kindlustatud, eelkõige just selle töö tõttu, mis sa oled teinud, oma mentorlusega, oma turundusoskusega, sellega, et sa käid ja teed ja räägid ja pead blogi. Ehk siis sa oled lihtsalt nagu üks karakter, sa oledki üks influencer, kelle põhiline sissetulek ongi influentsimisest. See on see, mida ma tahangi praegu siin väita ja see on see, miks ma ütlen, et sa oled inimesi eksitanud ja sa ei ole kunagi praktiliselt kajastanud enda blogis seda, et palju sa saad näiteks siis esinemiste pealt raha. Ja järgmine asi on see, sa nimetad kõike higivabaks papiks, ehk siis, et sa ei ole pidanud selle nimel tööd tegema. Ja kui mina mõtlen higivaba või investorid kasutavad sõna passiivne sissetulek, mida ka sa ise oled kasutanud rahakratt, siis vaat see, ma ütlengi, et sinu raha, sinu sissetulek, see 10 000 euri kuus või 30 000 euri kuus, see ei ole olnud higivaba, sest sa aktiivselt teed selle nimel tööd, et seda raha saada. Jah, sa oled endale suurepärase sissetuleku suutnud tekitada. Su rahavoog on väga hea, aga see ei ole higivaba. See ei ole tulnud investeeringutest, see ei ole tulnud aktsiate ostust ja müügist. Ja kui sa oled korteri ostnud pangalaenuga ja selle ära müünud, flippinud, sealt kasumi saanud, see ei ole higivaba papp.
Seda ei nimetata higivabaks rahaks. Aga täpselt seda siis oledki ennast presenteerinud. Ja see oli üks asi, mis alguses mind natuke konksu tõmbas muideks. Kui ma juhtusin vaatama su mingi, ma ei mäleta, mis aastate taguseid asju, et milline hüpe toimus automaatselt, siis minu üks mõte oli, et okei, vennal joppas. Ta ostis Bitcoini hea hinnaga ja kui see lakke oleks, siis ta müüs need lihtsalt ära ja vaadake, nüüd ma teenisin nii palju plekki investeerimisega. Selliseid kauboisid oli väga palju, kes niimoodi rikkaks said, kui bull market on lihtne plekki teha. Selleks ei pea geenius olema. Ja ausalt öeldes, kui vaadata sinu ostusid, mida sa teinud oled, kas või Bitcoiniga, siis sa oled väga kaugel finantsgeeniusest, sa oled väga kaugel inimesest, kes üldse teaks midagi, mida finantsturgudel tuleks osta ja mitte, mida vältida. Sul lihtsalt tuleb sisse palju raha, mida sa ei kuluta ära, mis sul jääb üle oma elamise arvelt ja sa saadki teha lolle oste. Sa saadki lihtsalt osta endale 500 euro eest või 1000 euro eest mingit Bitcoini või SAP 500, mida iganes. Aga tavalised inimesed ei saa seda teha. Ja see ongi see, mis ma räägin sulle, et sa lihtsalt müüd inimestele unistust. Midagi, mida nad ei saa kunagi reaalselt käega katsuda. Ehk siis, kallis vaataja, tänapäeva ainus valuuta on tähelepanu. Ongi kõik. Lihtne raha tänapäeval tulebki sotsiaalmeediast. Lihtne raha tulebki sellest, kui sa käid rääkimas, kui sa kirjutad raamatuid, kui sa oled mentor, kui sa oled midagi endal selgeks teinud või sa suudad seda nii usutavalt rääkida, et see inspireerib inimesi. Ja see on kõik, mida Rahakratt ongi teinud. Ja mul on hea meel, kui ta on kuidagi teid inspireerinud ja te olete päriselt oma teel hakkama saanud. Aga ma ütlen veel kord, see, mis kuvandi ta endast loonud on ja mis on tegelikkus, tema raha tegelik päritolu, see on kaks täiesti erinevat asja. Ja kui me lähme nüüd tagasi näiteks selle Mart Laulile kuuluva ettevõtte juurde, AML Group, mida Rahakratt on siis kasutanud, mina ütlen jutumärkides nii-öelda rahapesuks, eks ole, tema käib esinemas, siis me näeme, et 2024 müügitulu oli 92 550 euri. See oli siis AML Group OÜ-l. Ja kui me nüüd vaatame, kerime alla siin ja me näeme riigiasutustega tehtud tehinguid, eks ole, mis ongi siis tõenäoliselt enamus Rahakrati esinemised ja lööme kõik need numbrid kokku, siis see on aasta lõikes päris palju raha. 22 000 selle kohta ütleb Rahakratt, et see on higivaba papp. Ehk otse kui passiivne sissetulek, ehk ta ei ole pidanud selle jaoks midagi tegema, ta ei ole pidanud tööd tegema, aga see on valetamine. Sa oled pidanud käima selleks koolides, esinemas, küsides päris suurt tasu selle eest. Ja kui me vaatame näiteks ka su enda ettevõtte osaühing Hadagan käivet aastal 2024, siis see oli 69 971 on siis puha kasum. Puhas kasum on 69 000. Ehk siis sa oled väga-väga kaugel sellest, et olla miljonär. Ja nüüd nüüd tulebki see jutt, et vaatame siis varasid kokku ja kui te lähete äriregistrisse, kuidas siis on arvutatud inimese netoväärtus, et kui palju ta väärt on ja seda matemaatikat tehakse umbes nii, et palju sul on kinnisvara ja palju sul ettevõtetel vara on ja palju see ettevõtete väärtus kokku on. Aga see on ka kõik täielik möga. Okei, aga räägime siis selleks korras selle netoväärtuse asjast ka. Siis vaadake, ma teen teile väga lihtsa matemaatika. Oletame, inimesel on 10 korterit. Tal on see muidugi sõpradega 3 peale, pluss tal on 2 korterit siis enda firmal, millel on ka pangalaen peale võetud. Üks on mingi Kohtla-Järve korter, ma seda ei viitsinud vaadata. Teine korter, mis on praegu muideks ka müügis, seal on LHV kasuks hüpoteek seatud, ehk siis on pangalaenuga korter. Ja sellest suures plaanis pole midagi. Aga sa ei saa öelda mulle, kas või lihtsalt sinu enda ettevõtte baasil umbes, et oi, ma olen nii fucking rikas või mul on mingi korterid ja asjad, sest ei, kui sa selle korteri ära müüd, oletame nüüd, kõik korterid on sul kokku väärt 900 000 eurot. Aga nende korterite peale on võetud pangalaen, ehk siis hüpoteek on seatud näiteks 800 000 euro eest. Ehk siis, kui sa kõik 9 sotiga ära müüd, siis sellest rahast 800 antakse pangale ja siis sulle jääb 100 000 eurot. Ehk siis sa oled väga kaugel mingist miljonist. Nüüd, see komplekt kortereid, mis teil on kamba peale seal 10 tükki kodukandi OÜ all, eks ole, või Skaala kinnisvara OÜ hargneb sinna alla edasi, siis see on teil 3 peale esiteks. Seal on hüpoteegid peal.
kui te kõik ära müüte, te jagate selle 100 tonni ka veel 3 peale, ehk sa saad 30 tonni. Ühesõnaga, see on kõik siuke bufloo ja ma saan aru, et paberi peal ongi väga tore öelda, et oi, mul on 1 000 000 euro eest varasid, aga see kõik ei klapi ja seda ma teile räägingi, inimesed. Ta on väga kaugel sellest miljonist, kui võtta nüüd päriselt, kui hakata vaatama inimese likviidseid varasid, siis me taandumegi sellele, et miks seda juttu üldse rääkida. Sest kui sa oled tegelikult nagu nii tubli olnud ja sa oled edukas selles, mis sa teed, miks ajada seda muud bullshit'i sinna juurde, miks valetada neid numbreid, miks fuflootada? See on see, millest ma aru ei saa. Tähendab, tegelikult saan. Sellepärast, et vaadake, nagu ma alustasin seda asja ka, me kõik tahame tänapäeval olla edukad. Meil taotakse seda kuradi finantsvabadust ja seda juttu taotakse meil aknast ja uksest sisse juba noorest peale. Ja nüüd tuleb mingi vend, kes räägib, vaadake, mina tegin selle asja ära ja ka teie suudate. Aga pange mulle subscribe Instagramis, mis maksab 9,99 või 6,99 või mis iganes, kus on 1500 inimest alles praegu ja seal te saate veel rohkem tarkust. Seal te saate investeerimisvõimalusi, projekte, mida mulle pakutakse. Ehk siis ta tahab ka sealt kaasata inimeste rahasid, et ise vahelt võib-olla midagi võtta. Täpselt nagu Jaak Roosaare tegi. Me kõik teame, kuidas Planet 42 lõpetas, käed püsti, üks vend hakkas mingi antidepressante sööma ja räägib, et ma ei tea, mis juhtus. Endal oli kuradi kodus koristaja palkatud, majateenijanna. Ühesõnaga, kallid inimesed, lihtsalt vaadake, keda te jälgite, vaadake, mida need inimesed räägivad, proovige ise neid numbreid kontrollida ja ma lihtsalt ütlen teile, te ei pea olema kurvad, sellepärast, et sellist nii-öelda edu ei saavutata üleöö. Ja rahakratt ei ole investeerimises edukas. Rahakratt on väga edukas olnud turundamises ja pläkutamises. See on see, milles tema on edukas olnud ja sellega ta on hästi hakkama saanud. Ehk siis leidke ka endale midagi, mida te armastate teha. Ärge keskenduge sellele, et mul on vaja mingi ratsa rikkaks saada, sest keskmine miljonär ja edukas inimene, see tuleb alles 50-ndates. Vähestel joppab enne ja tavaliselt sa pead selle nimel kaua vaeva nägema. Sest meil ei ole vaja neid üleöö rikkaks saanud, kes on võõrast raha kaasanud oma projektidesse, et teeme mingi startup, sest enamus neist asjadest lähevad tegelikult perse. Teie ärge topige oma rahasid mingi ühisrahastusplatvormidesse, ärge ostke 10 peale endale ühte korterit. Parem mine osta kuskil üks väike korter, mida sa jaksad osta, kogu natukene seda raha. Mitte ära larista kõike ära, aga kogu. Aga jah, ma ütlen veel kord, minu jaoks rahakratt on lihtsalt üks jutuvend, Niku ja naljavend võib-olla, või tahaks olla, ja kõva trennivend on, seda ma ütlen, ta on tublisti trenni teinud, ta on alati vist väga sportlik olnud, aga investorist on asi kaugel ja ma ei tea, kas on mõtet ta nõu kuulata seal, sellepärast, et päeva lõpuks ta on ainult alati poolikuid tõdesid rääkinud.